See võib tähendada seda, et siin on tõesti kihvtid inimesed, kellele sa korda lähed, siin on äge juht, kellele sa korda lähed. Ja siis kuskil on loomulikult ka see õnnelik klient. Ja see on palju laiem käsitlus kui lihtsalt see, et palk on selline, rahul ei ole, kuskil on õnnelik klient, väga tore, ole motiveeritud. Aga selleks, et see laiendatud tähendus tekiks, on vaja juhina jälle natukene seda protsessi eest vedada. Ja üks väike selline tööriist, mida jällegi kuskil ühisüritusel või väljasõidul saab kasutada või ka kuskil koosoleku lõpus, on tähenduse maatriks. Et sa palud inimesi mõelda ja panna ka kirja, mida tähendab konkreetselt siin ettevõttes, selles rollis töötamine mulle endale. Mida see päriselt tähendab, mida see annab, mida see võimaldab? Mida see päriselt tähendab minu perele, mida see võimaldab? Mida see tähendab minu juhile? Kui mitte keegi seda tööd ei teeks, mida mina näiteks teen täna, kas see oleks juhi jaoks positiivne või negatiivne? Või kui seda tööd teeks keegi teine minu rollis, kas see oleks juhi jaoks positiivne või negatiivne? Täpselt sama meeskonna kohta. Kui mitte keegi ei tuleks siia, mida see tähendaks meeskonnale? Või tuleks minu asemel keegi teine? Kas see oleks tiimi jaoks positiivne või negatiivne? Mida see tähendab meie klientidele? Mida see tähendab meie ühiskonnale tervikuna? Ja see tihtilugu paneb inimestel pirnik põlema, et nad näevad, wow, et tegelikult see lihtne töö, mida ma teen, tegelikult tähendab nii paljudele inimestele midagi. Ma pole lihtsalt varem osanud seda niipidi mõelda.